Õnnistatud pühapäeva, olen Magne Mölster, Saku Toomase koguduse õpetaja. Õpetaja üks oluline ülesanne on pidada jumalateenistusi ja jutlustada. Ja ta jutlustab nende tekstide ja teemade põhjal, mis on antud tavaliselt kirikukalendris. Tänaseks pühapäevaks olid antud mõned, ma ütlen ausalt, päris keerulised tekstid ja teema ka suht keerukas, nimelt Jeesus, kurjus, võimu võitja. Jeesus, kurjus, võimu võitja. Ja võib küsida, mis on üldse kurjus olemuselt. On need teoloogid, kes on öelnud, et kurjus olemuselt tegelikult pole olemas, sest see ei tule Jumalast ja siis ta ei ole loonud ja siis ei ole olemas. Võimalik, et neil on õigus, et kurjusega on just nagu pimedusega, et nagu pimedus on valguse puudus, siis on kurjus headuse puudus. Aga küll tuleb sel juhul rõhutada ja tõdeda, et selle kurjus järeldusi saame küll märgata, seda kaosi siin maailmas, mis kurjus tekitab, seda saame küll märgata. See kurjus ei ole Jumalast. Ja kurjus oli vaimsel tasemel olemas juba enne inimese loomist. Vähemalt tundub nii, kui me loeme Piibli 3 esimest peatüki. Vähemalt sel ajal, kui Adam ja Eeva läksid Edeni aias, kõik oli hästi ja hea. Nad olid täielikult osaduses iseendaga või üksteisega ja oma Jumalaga. Siis, kui üks kiusaja, üks madu, mis sümboliseerib saatanat, hakkas neid kiusama. Ja naine ütles sellele maole oma jah-sõna ja omakorda siis tema kiusas oma meest ja ka tema ütles jah. Kurjusel on oma vaimlik külgi küll. Me saame üritada seletada maailma kurjus sellega, et see või see, tal oli keeruline, kui ta kasvas üles, tema vastu tehti halbu asju või et inimene on näljane ja seetõttu ta käitub nagu ta käitub. Aga tegelikult sellest ei piisa, kui seletada neid kurjuse märke, mis me maailma näeme. Kurjusel on oma vaimlik külgi küll ja selle kurjuse taga seisab üks langenud ingel, keda kutsutakse ka saatanaks, on tulnud heebrea keeles, tähendab vastupanija, kutsutakse Uues Testamendis diabolosiks ehk siis kuradiks, mis tähendab see, kes hajutab. Ta hajutab inimest, kaasinimestest ja inimest oma Jumalast. Ja meie siis inimesed, meie oleme need, kes peame siis valima, kumma küljel meie seisame. Ja päriselt me ilma Jeesuseta ei saa võita üle kurjuse. Meil on vaja Jeesust, meil on vaja risti, meil on vaja tema võidu üle pattu ja üle surma. Ainult tema on täielikult võitnud üle saatana ja üle kurjuse. Käigem koos temaga teel. Siis saame sammult ka meie võita üle selle kurjuse ja minna headusse ja valgusse ja ellu poole. Issand, õnnistagu sind ja hoiku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline.
issand, tõstku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.